Oleme teinud Main One'i natuke üle 4 kuu ja nüüd on aeg rääkida, kuidas meil läks Black Friday, kuidas on siis 4. kvartal e-kaubanduse jaoks Eestis ja mis on Main One'i edasised plaanid ja see oli meie parim kuu siiani. See siin tuleb siis Main One'i 4. kuu kokkuvõte ja jällegist üli crazy kuu. On just nädal aega puhkusel, olenemata sellest asjad liikusid ikka edasi ja november, Black Friday kuu. Läks haigemalt, kui suutsime ise oodata. Päris hea oli. Võin isegi siia sisse panna klipi, kus ma ütlesin, et tahaksime sihtida 10 000 käivet ja isegi sellel hetkel ma natuke ei uskunud veel ennast, sest ma alati sean nagu natuke suuremaid eesmärke, kui ma usun, et on võimalik. It might sound crazy, aga tahaks teha novembri kuuga 10 000. Kus sa ütleks, et Black Friday nagu üleüldse läks? No ma ütleks, et oleks saanud kindlasti paremini minna, et oleks saanud varem alustada kogu selle eeltööga, aga nii palju, kui me nagu tegime, siis ma arvan selle eest nagu meil läks väga hästi selles mõttes. Ja. Kindlasti ongi see, et 4. kvartalis lihtsalt nagu sa võid isegi vähem teha ja kuna lihtsalt turg on sellises nagu faasis, et kõik ostavad, siis sul lihtsalt ongi nagu lihtsam müüki ka teha. Kõige rohkem siis müüsime Ugisi, siis läks ka natuke Air Force'e. Sina tead, mis meil popid tooted olid? No Ugid oli reaalselt mingi 85%. Ja siit tekkis meil ka väike mure, et võib-olla, kui talv hakkab läbi saama, jõulud võib-olla saavad otsa, siis tekib see probleem, et Ugis enam ei osteta, sest ilm pole lihtsalt selline ja siis, et müügid langevad nagu räigelt. Aga õnneks see vist ei ole mure, sest nüüd vaikselt on hakanud aina rohkem tulema nagu nii-öelda tavatossa, mingi Jordaneid, tanke, mis seal veel kõik on, mingi Asicsid, New Balance'id. Ja isegi Travis Scottid ostati nagu mingi 5 soti eest. Thanks sulle. Ma loodan, et sa naudid oma tossa. Ehk siis see ei tohiks olla mure, et peale talvesiisonit müügid räigelt langevad. Ma usun, mingis mõttes ikka langevad, sest 4. kvartal saab läbi. Aga loodame, et on siis okei. Novembrikuu käive oli, ma isegi ei tea praegu, võits. Nii kaua räägin siis ühte asja veel. Meie conversion rate on hakanud räigelt tõusma. Ja me oleme teinud ka selle jaoks nagu kindlaid arendusi. Jah, sellised väiksed stepid, mingi Instagramis oleme nüüd verified. Webside'il on social proof'i rohkem influenceritest. Ehk see ongi kõik sellised väiksed fixid nagu add upivad. Kui igaüks teeb mingi 1% paremaks, siis lõpuks, nagu praegu, näiteks meil juba umbes 2-kordistus conversion rate. Kes ei tea, mis see on, et mitu inimest 100 inimesest, kes käivad meie veebilehel, ostavad. Ehk siis, kui tuleb 100 inimest, sul on 1%, siis üks inimene ostab. No nii, panen screenshot ekraanile. Meie 12. november kuni 12. detsember oli 15,5 kilo. Päris hea. See on juba suht haige. Nagu me sihtisime 10 ja tegime 15 ja 10 tundus juba suht crazy, sest et enne seda olid nagu mingi 4. Ja. Eelmises videos, title oli ka, me 3-kordistasime Main One'i käibe ja see 3-kordistamine oli 4000-le. Seekord me reaalselt üle 3-kordistasime, peaaegu 4-kordistasime siis eelmisest kuust. Ehk siis esimesest kuust, see on nagu reaalselt me mingi 10-kordistasime. Vau. Päris hea. See on ikka päris hea. Detsembrikuu ise tuleb päris kindlalt üle 10 000. Ja. Mis on juba ülihea nagu standard, kuhu püsima jääda. No nii. Räägime siis sotsiaalmeediast. Eelmises videos rääksime, kuidas tuleb nüüd sotsiaalmeedia 2.0. Uued brandface'id, influencerid, uued videoideed, mitmekülgsem content. Ja olemegi liikunud sinna suunas. See olegi 1-kuune protsess. Meil on see uus tüdruk brandface, toimib väga hästi, üliedukad videod temaga. Influenceritega tegime 4-ga, 3-ga? 3-ga. Üks on veel nagu kindlalt plaanis. Vaatame, kui tihti neid teeme, sest see kulu, kui me saadame Ugisi, on ikka päris suur, aga saame leida vist mingi teistsuguseid diile. Siis meil on veel brandface'e, kes on nagu, kelle ikkagi peaks võtma. Te ei pea jääma 2 brandface'i juurde. Ja sellega siis tegutseme ka see kuu. Ja mitmekülgsem content on hakanud ka tulema. Meie sotsiaalmeedia nii-öelda manager Andre, täiega head ideed tulevad talt ajust välja, nii et sellega on hästi. Aga meie brändis on nagu nii palju rohkemat kui lihtsalt social media. Social media on see, mida kõik nagu pinna peal näevad, sest
midagi muud polegi nii-öelda brändis näha. Aga nüüd on räigelt palju back-endis vaja arendusi teha. Hästi oluline on see kliendi kogemus meie jaoks ja see on nagu nüüd aina rohkem meil hakanud prioriteediks tulema. Üks ülioluline asi on see, et inimesed saaksid infot peale tellimist. Et ei oleks lihtsalt see üks confirmation ja siis ta jääb ootama, ei tea, kas tuleb 2 päeva pärast või 2 nädala pärast. Aga et oleks nagu iga step, mis meil toimub, et saime toote kätte, tellisime endale, saatsime välja, jõudis kohale. Et klient saaks nagu iga sellega uuenduse. Nagu kõik, kes on näiteks AliExpressist tellinud, nad pommitavad siin mingi iga teine päev mingi uue update'iga ja see nagu, see tunne on hea, sest sa tead, kus su pakk on ja me üritame seda sama nagu tunnet pakkuda. Aga see on ülikeeruline, sellepärast, et osad tooted on meil 48 tunniga ja osad on nagu mingi 2 nädalaga. Ma arvan jah, et see on lihtsalt oluline, sest et praegu ongi nii, et meil tuleb lihtsalt confirmation mail ja peale seda me ei ole otseselt öelnud inimesele, et kas tal läheb 5 päeva, meil on 5-15 päeva, kui ei ole laos ja inimene ei ole saanud hoia nüüd, mine lähemale äkki. Sa võid täitsa kindlasti need mailid, kui hakkavad tulema mingi iga 2-3-4 päeva tagant, oleksid päris head. Ja noh, kui me saaksime nüüd siis veel conversion rate'i nagu paremaks, sellest teeb nagu ettevõtluse nii palju lihtsamaks, et sa ei pea saatma nagu mingi tuhandeid inimesi veebilehele, sul piisab nagu paarist 100, et teha juba neid samu müüke, mis me nagu praegu teeme. Et conversion rate on nagu väga võimas selline asi, mida osad võib-olla nagu overlookivad. Ei mõista, kui väärtuslik see võib olla. Ja käibed on suured, raha on norm, aga kui sa saad alati vaata kasvatada käivet ja kasumit, aga kui sul nagu kulud ka tõusevad alati kaasa, siis noh, kasumit ei tekigi. Ehk siis me oleme võtnud ka väikseks eesmärgiks hakata nagu kulusi nagu kas lihtsalt hoidma all või nagu natuke vähendama. Sest me oleme märganud, meil on nagu natuke selliseid ebavajalikke kulusi, samas meil on ka väga palju nagu ülivajalikke kulusid. Ehk siis sealt peame nagu jälgima, mida saaks nii-öelda soodsamalt teha või mingeid alternatiive leida. Plus me oleme nagu analüüsinud, kuidas me saame siis oma ettevõtte kasumit hakata kasvatama. Simple. Saad tooteid soodsamalt, müüd tooteid kallimalt, seal vahel on suurem kasum. Me ei taha väga nagu hindu tõsta klientide jaoks liiga palju, sest me tahame ikkagi jääda nagu konsumeritele kättesaadavaks. Aga mida me saame teha, on saada nagu veel paremaid suppliereid, mõelda veel paremaid diile välja, et siis seal jääks nagu parem marginaal meile. Peabki nagu rohkem kapitali ka, et ostad suuremas koguses ette nagu pulki. Aga jah, see nõuab palju raha. Ehk siis, hea näide ongi see, kuidas me tellisime hugid. Ma oleks tellin nagu mingi paar kuud ennem seda talvesiisonit, ma oleks saanud ikka nagu korralikult madalama hinnaga ja praegu räägi hugi hindadest. No hugi hinnad on nagu täiesti nagu laes. Hugis ei saa reaalselt mitte kuskil, isegi kui hind on kõrge, siis nagu neid suppliereid on nii vähe, kes pakuvad neid, et suhteliselt keeruline on nendega. Et me oleme müünud nagu päris madala hinnaga, me oleme reaalselt kõige madalama hinnaga minu meelest üldse mingi Baltikumis kindlasti nagu. Ehk siis meil vahepeal läks hugisi nii räigelt, siis ma sain aru, et meil on hind ka nagu natuke võib-olla liiga madal. Et me nüüd veits tõstsime, peale Black Friday hinnad ikka räigelt tõusid. Ja no ma teadsin, et tõusevad, aga ma mõtlesin, et kui me kord juba tellime, ma mõtlesin, et siis olid juba kõrged, aga et need ikka läksid räigelt. See on nagu investeerimisega. Sa ei tea kunagi, millal nagu rohkem astu. Jah, nagu Nvidia stock nagu. Nii aastaga tagasi vastasin nii laes ja ikka läheb edasi nagu. Jah, on sul midagi veel novembri kohta öelda? Räägime võib-olla järgmisest kuust. Nüüd tuleb siis detsember, nüüd on detsember. Loodame, et nagu jätkub see sama tempo ja loodan, et seda jätkub ka siis jaanuar ja veebruar edasi. Ja pigem isegi kasvab, et see oleks nagu nice. Sest tegelikult neid müüke on ikka veel nagu, võrreldes Eesti suurusega on neid müüke on vähe. Tahaks ikkagi saada nagu Eesti suurimaks ja siis minna ka Baltikumi ja siis full Euroopa. Ongi nüüd, kui me saame nagu Eesti oma nii-öelda käte vahele, siis kohe järka step ongi nagu Baltikumi või fulli Euroopasse edasi minna. Me olemegi nüüd siin arutanud, et kumba ennem teha, sest Euroopas me saaks kohe inglise keeles nagu kõikjale. Samas, kui sa oled liiga broad, siis sa ei ole nagu mitte kellegile. Baltikumis võtta nagu kindlad riigid teha, kas Läti või Leedu keeles, samamoodi nagu me Eestis oleme, siis nagu ilmselt see hitib kiiremini ja jõuab rohkem nagu kultuuriringkonnas tugevalt juured sisse lükata. Ja nüüd siis detsembris ongi lihtsalt tööd. Me lähme mingi
3-4 päeva pärast Malaisiasse. Malaisias oleme 6 aega ja siis mina lähen Eestisse tagasi. Tulen, teen seal natuke tööd. Aitan sotsiaalmeedia tiimi, aitan laotiimi. Aitan mingi ägedaid kampaaniaid luua. Siis ei saagi koos videoid enam. Ja siis ei saa YouTube'i enam koos videoid, aga küll me midagi välja mõtlema. Ja ma dropin siia lõppu nüüd ühe quote'i. To become a man worth $1 million, you have to endure $1 million of pain. Ehk siis, kui sa tahad saada miljonäriks, sa pead taluma miljoni eest valu. Sa pead taluma miljoni eest nagu seda rasket tööd. Ja mõtle, kui palju seda on. Kui palju on miljoni eest valu? Just. Ehk siis reaalselt iga päeva, iga kuuga õpin aina rohkem, kuidas nagu see volume ja see palju sa pead tööd tegema on nagu midagi, mida ma ei kujutanud kunagi ette, aga kuna see on midagi, mis me lihtsalt tahame saavutada, siis teeb ära. Teeme selle töö ära. See oli kõik. Pange subscribe, siis näete ka, mis järka kuu tuleb ja minge tšekkake Main One'i veebilehte, kirjutage meile NS. Kirjutage meile midagi lihtsalt lahedat, me vastame teile. Nädal aega puhkust juba ei oska YouTube videoid enam teha. Viimased asjad, mida me unustasime öelda, on see, et esiteks toodete lisamise poole pealt me oleme saanud nüüd AI boti, mis töötab põmst nii, et sa lihtsalt paned toote nime ja ta lisab meile kõik. Sa võid rääkida sellest. Üks mu semu Supsman teeb AI automationit. Kui keegi tahab, siis võib mulle kirjutada, ma annan ta kontakti, saate talt tellida. Aga jah, ta tegi meile põhimõtteliselt boti, millega meil on ülikiire tooteid juurde lisada. Nii et nüüd me põhimõtteliselt kirjutame toote nime, mis me tahame ja see tuleb kohe pildid, kirjeldused, hinnad, kõik värgid, särgid. Siuke on selle kuus lisa. Egenet tuli toiduga. Enne kui me sööma hakkame veel, lisasime veel 3 osamakse meetodi, sest me mõtlesime, et see kindlasti tõstab conversion rate'i ja on ju nagu osad inimesed, kes ilmselt vajavad selle 3 osa makset, sest tossud ei ole otseselt nagu odavad asjad, eriti kui sa võtad näiteks mingi 250 eurose tugid. Et see kindlasti aitab hinnatundlikumale kliendile teha asi lihtsamaks.